Kell on 11, tere päevast kõigile, kes on juba jõudnud meie veebiseminari keskkonda. Me veel ootame paar minutit, sest registreerijaid oli päris palju. Hetkel ma näen, et umbes pooled on kohale jõudnud. Nii et natukene aega kannatust. Tervist kõigile! Me oleme nüüd paar minutit oodanud veel, kes veel siia on tulnud. Hetkel ongi eelnevalt on vaikus olnud, aga ma arvan, et me alustame. Suur tänu kõigile, kes on täna osalevad Visit Estonia veebiseminaril. Me räägime arengutest Eesti peamistel sihtturgudel ja meie esinejateks on täna meie turgude välisesindajad. Natukene praktilist infot ja teadaandeid, et Liina-Maria pidi ka oma tervitussõnad ütlema, ta saadab ka need kõigile teile edasi. Kahjuks on tal praegusel hetkel samal ajal on käimas Kuku Raadio saate Restart salvestus. Seda saab kuulata selle laupäeval kell 4 Kuku Raadiost. Aga nüüd natuke praktilist informatsiooni. Et teie kuulajad, teie mikrofonid kõigil on väljas. Kui teil on küsimusi, saate neid esitada chati, mis on siin paremal pool ekraanil. Ettekannete järel me võtame kuskil 1-2 küsimust, nii et ettekannete ajal olete väga teretulnud need küsimused siia ka esitama. Teie ekraani ülemises osas peaks olema ka selline nopp nagu Reconnect, juhuks kui teil ühendus kas katkeb või on natukene nii, et hangub, et see on asi, mis teid aitab. Samas on ka, me oleme avanud väikese küsitluse külastajate kohta, mida teie arvate, selle vastuseid vaatame lõpus, kui kõik esinejad on ära rääkinud. Ja meie ettekandeid ja täna me ka salvestame meie webinari. Neid kõike on võimalik vaadata pärast Puhka Eesti profilehelt, mille link on ka järelvaatamise link on siin kirjas, aga saadame selle infoga kõigile pärast veel meili peale. Ja kuna meil on ka välismaa esindaja, siis ma ütlen ka hello for listen, we gonna start and your turn is for Sweden and Norway, the last one. Aga kell on nüüd juba sealmaal, et ma arvan, et me võimegi täiesti alustada. Meie kellaajad siin küll hetkel on indikatiivsed, me planeerime 20 minutit ettekandele ja umbes 5 minutit küsimustele. Aga mul on hea meel sisse juhatada meie Venemaa esindajad, kes asub Moskvas, Ilona Kajan. Ilona, palun, mikrofon on sinu. Tere hommikust kõikidele. Kõigepealt tahaksin tervitada teid teist päeva päikeselisest Moskvast. Siin on ilmad olnud väga külmad erinevalt Eestist. Laupäeval oli suisa nii külm, et kodus oleks tahtnud mütsi pähe panna. Aga veel kord tahan alustada sellega, et parimad tervitused kõikidele partneritele, kes meiega on mööda Venemaad käinud meie armast Eestit tutvustamas. Kahjuks see aasta
on kõik see värk jäänud lahjaks, üritused on ära jäänud. Üle rääkima ma ei hakka, miks Vene turist on äärmiselt oluline eestlastele, eriti just oktoobrist kuni märtsini. Aasta 2019 oli Vene turistide osas väga edukas meile. Ööbis meil üle 500 000 turisti ja Eestisse raha jätsid nad ilma transpordikulutusteta 167 miljonit puhast raha. Ehk siis on ilmselge, et soomlaste järel venelased on number 2. 2020 aasta pidi tulema tunduvalt parem kui eelmine aasta, oli väga optimistlikud, esimesed 2 kuud näitasid suurepäraseid numbreid ja peale seda siis kõik läks teist teed mööda. Nüüd ma räägiks siis lühidalt hetkeolukorrast, kuidas olukord Venemaal on. Juba 18. märtsist alates on kogu Venemaa praktiliselt tööseisakus, ehk siis kodus töövaba periood on. Riiklik nõue on, et säilitatakse töötasu, makstakse välja kõik hüvitised, mis puudutavad haiguslehti. On kehtestatud palgata puhkuse keelda. Kindlasti on see ettevõtjatele väga suureks koormuseks. Aga ma hiljem natukene räägin, kuidas on riik, mis meetmeid on riik kasutanud selleks, et see oleks võimalik üle elada see aega. Mai lõpuni on kohustuslik iseisolatsioon. Regiooniti on see väga erinev. Riigi poolt 85 kubernerile praktiliselt on antud vabad käed ja käituda vastavalt olukorrale, kuidas asjad igas regioonis on. Kõikidele riiki saabujatele kehtib range karantiin, nii venelastele, kes tulevad kodumaale tagasi, kui ka välismaalastele või riiki sisenejatele. See tähendab seda, et 14 päeva peab olema isoleeritult kodus, selle kohta inimesed annavad allkirja, mobiilpositsioneerimisega jälgitakse seda ja esimesel korral hoiatatakse, edasi juba järgnevad administratiivkaristused sellele. Selle nädala seisuga pandeemia tipp Moskvas Peterburis on läbitud. See küür veel ei ole saabunud, oodatakse, et see lõpeb kuskil järgmise nädala alguseks ja prognooside kohaselt kogu see, kui nüüd midagi vahele ei tule, haiguse suur periood lõpeb ära, on käidud välja selline kuupäev nagu 8. august. Transpordi osas on seis väga nutune. Eestiga ei ühenda praktiliselt Venemaad mitte midagi. Kõik lennud on maha võetud, Aeroflot on sisestanud oma lennud või andnud indikatsiooni põhimõtteliselt, et alustavad võib-olla lendudega augustis. Eelmine nädal nägin ma ühte lehte, kus Finnair teatas, et nemad alustavad üks kord päevas lendamist juulis ja augustis lisavad teise lennu veel. Teised lennukompaniid täpselt samamoodi, kõik on ootel, kuigi ühendused ennem seda pandeemiat olid meil väga head. Busside osas kõik on ootel, samamoodi Lux Express, Ecolines, Baltic Shuttle. Tean, et nad on kindlasti valmis, kohe kui tekib nõudlus, kas samades mahtudes, mis varasematel aastatel vaevalt, aga ilmselt nende sagedused kasvavad siis vastavalt sellele, kuidas inimesed reisima saavad hakata. Rongiühendus RŽD on olnud kõige kitsim informatsiooni jagamisel, nii et mis on nende plaanid, kuidas see asi hakkab edasi toimuma, keegi ei tea. Ja panin siia ka kruiisid, kes on hetkel väga suur küsimärk, aga nad ikkagi olid väga arvestatavad tegijad meie regioonis, nii et nendega tuleb ka oodata. Reisipiirangutest kõigepealt kindlasti on kõige suuremaks piiranguks, et piirid kinni on, nii nagu ma juba ütlesin, on regioonide otsustada, kas nemad lasevad oma regioonis vabalt liigelda või mitte. Moskvas Peterburis on need piirangud kehtestatud. Olen näinud ka, et Tatarimaal näiteks ei lasta võõraid sisse sõita oma regiooni, aga ilmselt need ka nüüd muutuvad need olukorrad. Ja samuti viisasi ei väljastata mõlemapoolselt. Schengen on teatanud, et kuni 15. juunini hetkel ei väljastata ühtegi viisat, peale seda hakatakse arutama. Väga suure ažotaaži tekitasid itaallased siin, kes teatasid, et alates 15. nemad hakkavad viisasi väljastama
Eile rääkisin meie konsuliga, mis on tema arvamus ja tema arvas, et see on puhas reklaamitrikk. Kõigi eelduste kohaselt hakkavad nad neid viisasi väljastama reisimiseks aasta lõpus. Mõne sõnaga räägiks ka siis sellest olukorrast, et Venemaal üleeilsed andmed on mul siin, on nakatunud natukene alla 400 000. Uusi nakatunud päevas tuleb juurde, nüüd on juba 800, mis trend näitab, et iga päev aina vähem ja vähem. Tervenenute arv kasvab ja surmade arv on 4000 ümber. Palju on räägitud sellest surmade arvust, kuidas nad seda arvestavad. Venelased on teatanud, et nemad panevad sinna ainult need surmad, mis on seotud otseselt koroonaga. Kõik muu, mis on haigustest tingitud, seal ei sisaldu ja Maailma Terviseorganisatsioon on seda aktsepteerinud. Ilmselt need täpsed numbrid maailma osas kõik saavad alles aasta pärast kinnitust. Kaardilt näha on siis, et epitsenter on muidugi Moskvas, Moskva oblastis, Peterburis, miljoni linnades, teised regioonid võib-olla nii halvatud ei ole. Meditsiiniline valmisolek on olemas, kinnitatakse, suurlinnades kindlasti parem, regioonides halvem, aga valmis nad on selleks ja nii palju veel, et pool haigestunutest tuleb Moskva oblasti arvele. Peterburis ja Leningradi oblastis on umbes 17 000 nakatunut ja meie piirialadel Pihkva kandis on natukene alla 700. Majandusolukorras selleks, et rääkida, siis tuleb natuke tagasi minna. Aasta alguses toimus väga drastiliselt kiiresti rubla odavnemine, kukkus ta põhimõtteliselt 30% nii dollari kui euro suhtes. Venelased erilisse paanikasse ei sattunud, sellepärast et seda on varemgi olnud. Nende suhtumine oli, et elame üle, vaatame, mis saab. Tänaseks ma tahan öelda, et rubla on saavutanud oma aasta alguse taseme. Nafta hinnalangus kindlasti on mõjutanud Vene majandust. Ka selleks olid nad natukene valmis. 2017. aastal kehtestati nafta hinna barreliks $42 ja kõik, mis sellest üle, nagu te teate, oli periood, kus nafta maksis, nafta maksis üle $100 barreli kohta, siis see kogu ülejääk koguti niinimetatud halva ilma fondi ja venelased on suutnud endale väikese tagavara koguda. See on $570 miljardit põhimõtteliselt. Kindlasti ei tähenda see seda, et majanduslik olukord on hea, aga puhver on neil täiesti olemas. Kulutuste drastiline langus ehmatas muidugi venelasi. 1. aprilli töövaba nädala jooksul oli teenustele ja erinevatele ostudele tehtud kulutuste langus 60%, eriti oli see riiete ja jalanõude osas, seal oli 95%, olmetehnikal ja erinevatel asjadel üle 70%. Ja objektiivsuse huvides peab ütlema kindlasti, et nad kulutaksid, kui oleksid olnud kauplused avatud ja võimalus oleks oste teha olnud. Kasvas toiduainetele, ravimitele, aia ja remondi teenustele ja kaupadele kulutuste tegemine. Inimesed peavad kindlasti millegagi tegelema, kui nad on sundpuhkusele, samamoodi nagu meil oli. Erinevad meetmed on riik välja töötanud. Ma ei hakka neid eraldi üles lugema, panin need numbrid siia, et need on tegelikult päris muljet avaldavad. Iseasi, kuidas see raha jõuab ettevõtjateni, regioonidesse, seda ei oska keegi öelda, sest see on pikk bürokraatlik protsess, kuidas taodeldakse ja kuidas raha eraldatakse. Aga tahaks välja tuua just, et tervishoiutöötajatele eraldati 600 miljonit täiendavateks väljamakseteks ja see on otseselt inimestele, kes koroona haigusega tegelevad. Need on siis arstid, medõed, kiirabitöötajad ja nii edasi. Ettevõtetele on ka kombinatsioonid pakettidest, maksetest ja suur osa on just palkade maksmiseks. Seal on mitu tingimust juures selleks, et abi jääks tagastamatuks, peab olema 1. märtsi seisuga töötajate arv vähemalt 90% säilitatud seisuga 1. oktoober. Sel juhul tagasi ei ole vaja maksta. Tähendab seda, et siis inimesed on kas vähendatud palgal või
puhkustel, aga nagu sellist suurt koondamiste lainet praegu ei ole. Ja suurim hirm vist ongi, et ei tekiks tohutut töötute armeed. Maksumeetmed, neid on samamoodi ajatatud. Riigihanked on väga oluline. Riigihangete muudatus, et tuleb teha ettemaks tarnijatele 50% ulatuses, on kindlasti teema, mis liigutab raha ja ei lase hangetel osalejatel raskes olukorras olla. Ekspordipiirangud puudutavad põhimõtteliselt toiduaineid ja erinevaid medikamente ja selliseid materjale ja see on just nagu suunatud kõige rohkem Euraasia ühisliidu liikumistesse. Majandusliitu puudutab neid. Ekspordipiirangute juures on ka erinevad tolliprotseduurid, neid on kas siis hindu alandatud või täielikult ära jäetud ja loomulikult selleks, et olukord regioonides väga drastiliselt ei erineks ei Moskvast, Peterburist, eraldati ka eelarve tasakaalustamiseks veel 2,4 miljardit piirkondadele. On otsemeetmed kodanikele selleks, et see asi käest päris ära ei läheks. Alustati ühekordsete maksetega pensionäridele, et nad kodus püsiksid. Nüüd neid jätkatakse kuni septembrini ja lastega peredele. Summad ei ole muidugi väga suured. Alustati 3000 rublast. Eile teatati, et tõstetakse 4500 rublani ja samuti makseid teostatakse kuni septembrini. On võimalik edasi lükata erinevaid makseid. Ei tehta trahve, ei nõuta siis haldusametnikel ei ole võimalik kohtusse kaevata üürivõlglasi ja nii edasi. Aga kui see periood läbi saab, siis kõik need arved tuleb ära maksta ja ilmselt tuleb väga keeruline periood sinna just sügise aega. Ja üks huvitav asi oli see, et kommunikatsioonifirmadel keelati välja lülitada telefone juhul, kui ei ole tasutud arved. Tingimus on täiesti vajalik, et inimesed esiteks saaksid arsti abi kutsuda ja teine asi oli, kuna kõik load liikumiseks väljastatakse läbi mobiilsete äppide, siis inimestel lihtsalt peavad olema need seadmed töökorras ja võimalik kasutada neid. Nagu ma juba ütlesin, tööhõive säilitamise kohta otseabi palkade maksmiseks hoiab praegu inimesi siis kodus ja töötu abiraha, mis ei ole suur, see on natukene alla 13 000 rubla, vähem kui 200 eurot. Moskvas lisandub sellele veel 90 eurot ja see on ka pikendatud selle maksmine nüüd praegusel hetkel kuni septembrini. Turismist igal pool keeruline, kahjuks on alati turism on esimene, kes saab selle hoobi ja siis viimane, kes hakkab sellest välja tulema, samamoodi siin. Riigi esmane ülesanne oli loomulikult ära tuua oma kodanikud välismaalt. Kui epideemia algas märtsi alguses, siis välismaal oli üle 300 000 venelase. Kõigepealt toodi koju charteritega kõik need, kellel olid pakettreisid, siis märtsi keskpaigaks oli inimesi, kes olid veel hädas kuskil 35 000, tänase seisuga on alla 10 000. Ja selleks, et inimesed ikkagi mingit inimväärset elu saaksid seal sundseisus välismaal olles elada, siis määrati neile riigi poolt materiaalne toetus. Lastele oli see 20 eurot päevas ja täiskasvanutele 30 eurot päevas. Samal ajal oli sellest tekkis ka suur skandaal, kuna Välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zakharova andis intervjuu sõltumatule telekanalile, kus ta tõi välja, et tema meelest võiksid venelastest reisida ainult need, kellel ei ole ühtegi liisingut ega ühtegi pangalaenu. Avalikkus nõudis tema tagasiastumist ja vabandamist, loomulikult ta seda ei teinud, aga soostus siiski väitlema sellel teemal ja ütles, et teda on valesti mõistetud. Loomulikult seda ta ei tahtnud tunnistada, et just nii oligi nagu soov väljendada ennast. Praegusel hetkel on nagu see vaibunud natukene see asi, aga riik ikkagi väga teravalt toonitab vahet pidamata, et venelastel ei ole praegu mujale maailma asja.
Nagu ma ütlesin juba, et on moratoorium pankrottidele, mis tähendab, et tuuroperaatoritest ja reisikorraldajatest, samuti reisiagentidest keegi ei ole pankrotte veel välja kuulutanud, ootavad kõik sügist. Kõige suurema otseabi ilmselt andis riik lennundussektorile, kuigi summad on suured, siis sellest kindlasti ei jätku. Lennukompaniide enda arves jäi see summa 7 korda väiksemaks, kui nad lootsid. Oma osalusega lennukompaniidele, Aeroflotile ja Rossijale, nemad said siis vastavalt 100 miljonit ja 20 miljonit. Ja kindlasti on need äärmiselt väikesed summad, kui te mõtlete selle peale, kui palju Eesti riik on panustanud Nordicasse ja toetanud Tallinki. Aga presidendilt oli selge sõnum lennukompaniide esindajatele, et tuleb alustada siseriikliku lennuvõrgustiku arendamisega ja mitte kogu aeg vaadata väljapoole. Varasematel aastatel ainus võimalus Venemaa sees ringi reisida oli kas läbi Moskva või Peterburi ja nüüd siis soovitatakse, et töötataks välja linnadevaheline võrgustik. Raudteesektor emiteeris 4,6 miljardi eest võlakirju, mis on tähtajatud, ilmselt ka nendel on rahapuudus. Aga nagu ma ütlesin, et nad on kõige kitsimad olnud info jagamisega, nii et mis ja kuidas seda ei oska praegu öelda. Ja ettevõtlusele toetuspaketid väikeettevõtjatele, keskmise suurusega ettevõtjatele, otseselt meie partneritele on siis ka kombinatsioon erinevatest tagasimaksetest, laenudest, vabastustest ja kõigest muust. Venitavad kõik kenasti kuni sügiseni, mis edasi saab, seda ei oska keegi öelda. Rosturismi esindaja Zarina Doguzova, kes on ametis olnud vähem kui aasta, tuli ta sellele ametikohale presidendi kantseleist, on väga tugevasti toonud esile just turismi olulisust tööstuses. Maitse said nad suhu eelmine aasta, kui oli jalgpalli MM ja ilmselt venelastest keegi ei osanud isegi ette kujutada, kui palju turistid võivad riiki raha jätta. Ja turism kui suurim töökohtade looja on kindlasti piirkondliku majanduse taastajaks ja käima lükkajaks. No ja nende sõnadega kindlasti ei saa mitte nõustuda, sest et see lihtsalt on nii. Millal venelased liikuma hakkavad? Vastus on see, et venelased hakkaks liikuma kohe momentaalselt. Kõigepealt saaksid sõpradega kokku, siis käiksid isa-ema juures ära ja edasi sõidaksid välismaale. Venelased väga armastavad välismaal käia, aga riik tahaks muidugi, et nende kodanikud oleksid kodus. Meil esimene takistus on muidugi, et piirid on kinni, piirid jäävad kinni veel tükiks ajaks, on selline tunne, on erinevaid jutte olnud, kas avatakse septembris või hiljem, aga piiride avamine on muidugi kahepoolne alati. Euroopa Liit ei ole ka veel otsustanud, millal välispiire hakatakse avama. Täiesti arusaadav on, et kõikidel Euroopa Liidu riikidel see huvi on, aga peale 15. juunit, nagu ma aru sain, hakatakse neid asju vaatama. Viisad, täpselt samamoodi, kõik sõltub sellest, millal hakatakse viisasi väljastama. Need on ka kahepoolsed. Ja kõige aluseks on ikkagi transport. Lux Express on teinud küsitluse Peterburi regioonis ja nende andmetel 85% venelastest on valmis reisima kohe, pool nendest Eestisse, iga 5 Soome. Ilmselt see vastab ka tõele, sest inimesed sellest kodus istumisest on väga väsinud ja see ei ole kahtlemata puhkus nendele olnud kellelegi. Nagu ma juba rääkisin, siis väga tugev surve on siseturismi arengule riiklikul tasemel. Räägivad nad ka väga palju sisse tuleva turismi arendamisest, aga no see on kindlasti mõeldamatu, kui ei arendata ka välja minevat turismi. Venelaste suured lootused on puhkusereisidel. See aasta jäävad ära nii Türgi, Egiptus kui kõik kaugemad sihtkohad ilmselt juba transpordiühenduste pärast ja vaadatakse ikkagi Euroopa poole. Järgmine küsimus on just, nagu ma rääkisin, sügiseks maksejõuliste venelaste hulka, kuidas nende finantsolukord saab olema.
Kõikide partneritega, kellega ma olen rääkinud, kõik toonitavad hinna olulisust, just hinda. Ja pudelikaelaks võib meile saada ka piiriületusautoga, sest auto on ilmselgelt kõige parem perega liikuda sõpruskonnaga. Lõuna-Eestis seda probleemi ei teki ilmselt, aga võt Narva piiriületus ilmselt saab olema keeruline. Meie partnerid ei istu käed rüpes, teevad, toimetavad, korraldavad webinaare, korrastavad oma tooteid, vaatavad üle oma katalooge. Rääkisin just üleeile meie partneriga Inturistiga Peterburis näiteks 2. juunil, kui kellelgi on huvi, ma saadan lingi, on nendel järjekordne Eesti ja Baltikumi seminar, nii et töö käib pidevalt. Meie ise, mida me teha saame antud hetkel turul, on see, et jagada nii palju kui võimalik infot, mida meil endil on olemas liikumise kohta Balti riikide vahel ja ka siis täiendavat infot, kui tuleb, mis puudutab piire ja mis puudutab just viisade poolt. Pressireisid ja FAM-id, need on ootel. Kuidas need hakkavad toimuma, millal? Meil see aasta oli esimeses poolaastas planeeritud väga head väljaanded, kes pidid tulema 2 telesaadet, kõik on ootel. FAM-idesse suhtume me väga-väga positiivselt ja esimene sõnum kohe peale seda, kui oleme avanenud, on kindlasti, et tulge, me oleme teid valmis vastu võtma ja panustama kordades rohkem. Ja põhimõtteliselt tegeleme siis 2021. aasta planeerimisega, vaatame, kuidas toetada siin olevaid reisikorraldajaid, vaatame üle oma fotopankasi, videomaterjale, korrastame oma katalooge ja igatepidi kõike, mis on võimalik, tahaks nagu korda teha. Ja lõppu ma panin eile ühe slaidi just, mis on otsene sõnum venelaselt venelasele ehk siis Vene peaminister Mihhail Mišustin, kes ise põdes läbi koroona. All on tema väide või tähendab tema soovitus venelastele, et püsige kodumaal ja põhirõhk, millele nad rõhuvad, on see, et koroona toodi sisse Vene riiki ja et ei juhtuks sellist asja, et peale suvepuhkust uuesti see Venemaale toodaks ja et ei algaks teine laine. Aga minu poolt oleks kogu info, midagi ma rohkem nagu täpsemalt ei oska praegu rääkida. Võib-olla kui me sügisel või augustis jälle kohtume, et siis oleks mul nagu rohkem teile öelda juba ja ma jääksin ootama teie küsimusi praegu siis. Suur tänu, Ilona, väga põnev ettekanne. Hetkel vaatame kohe, kas meil on ka mingeid küsimusi tulnud. Venemaa ja selle esitluse kohta hetkel ei ole. Kas keegi soovib kirjutada mõne küsimuse, et siis Ilona saab kohe ka sellele vastata? Ootame natukene, äkki keegi kiiresti kirjutab. Aga nagu ma saan aru, siis ega see olukord on väga ennustamatu. Ja see on nüüd koht, mida ei saagi vist mitte keegi nagu täpselt teada, kellelgi pole kristallkuuli, et mis edasi hakkab saama. Kahjuks jah, et tahaks ise ka rohkem informatsiooni saada, aga kohe, kui midagi tuleb, eks siis seda saab ajakirjandusest lugeda ja kui kellelgi on mingit soovi või mingit tahtmist saada rohkem informatsiooni, kirjutage mulle. Hea meelega kohe jagan ja vastan. Ja, sest kui tänane webinar on läbi ja kui me materjale jagame, siis paneme ka kõigi meie kontaktid, mis on muidugi ka meie esitluses kirjas. Aga tundub, et hetkel ei olegi väga palju lisaküsimusi siia Venemaa osas tulnud. Ilona, suur aitäh! Ja suur tänu minu poolt ja head jätku teile, päeva jätku. Ma nüüd lahkun teie eest. Aitäh! Ja mul on väga hea meel sisse juhatada nüüd hoopis Saksamaa. Ja meie välisesindaja Eveli, kes on Saksamaal Hamburgis. Tere Hamburg! Palun Eveli, anna teada, kuidas läheb sakslastega. Tere! Tervitused teile Saksamaalt, Hamburgi linnast. Hetkel on meil umbes sama soe kui Eestis, võrreldes
Ilona ütlusega, et peab mütsi vahepeal kodus pähe panema, siis vahepeal on selline tunne, et peaks kuskile suplema minema, sest vahepeal oli tõesti väga palav periood. Aga annan hea meelega ülevaate siis Saksa turu hetkeseisust. Saadan palavad tervitused meie partneritele, ettevõtetele, regioonidele, kes Saksa kliendiga tegelevad või tegelema soovivad hakata ja tervitused ka Saksa giididele, juhul kui üks või teine siin seda webinari kuulab, et püüdsin kokku otsida parima info, mida üldse leida oli, küsitlesin ka reisikorraldajaid, et seda sisendit saada, et vaatame, mis siis edasi toob aeg. Aga enne kui ma räägin sellest koroonakriisist, siis ma tegelikult tahaks korraks viidata tagasi meie eelnevatele aastatele ja sellega, et tegelikult eelmise aasta lõpuga Saksa turu ööbimiste arv oli 312 716 ööbimist Eestis kokku ja see näitaja jõudis teist aastat järjest juba rekordtasemele. Suur aitäh teile siin oma panuse eest. See on tõesti nagu muljetavaldav arv. Me eeldame kõiksugu uuringute ja näitajate ja arvates, et me jõuame samale tasemele, kui kõik läheb hästi 2023. aastaks ehk siis 2023. 70% nendest ööbimistest tehti Tallinnas ja edasi, kui vaadata teisi regioone, siis kõik teised regioonid on teinud ka väga tublit kasvu. Tartu, Saaremaa, Pärnu, edasi tuleb Lääne-Virumaa, et kõikides kohtades on see arv jõudnud rekordtasemele. Nüüd edasi rääkides seda, mida Saksa turismitööstus meile saatis siin vahetult enne koroonakriisi, on see, et tegelikult kõikide nende andmete eest saime me ka ilusa tunnustuse. FAV on üks suurim Saksa B2B portaal, meediaväljaanne, mis hõlmab kõiksugu erinevaid nii-öelda alasid, alates e-õppe, uudiskirjad, kõiksugu erinevatele sihtrühmadele B2B osas ajakirjad ja nemad tunnustasid meid Eestit sihtkohtade rankingus Põhja-Euroopa listis kõige suurema kasvuga riigina. Ehk siis see majutatud arv, mis oli 13% ja ööbimiste arv oli 11%, seda märkas ka Saksamaa, Saksa turismitööstus ja siinkord veel suur tänu kõikidele Eesti ettevõtetele, regioonidele selle tohutu hea panuse eest. Nii, tänane hetkeseis. Saksa valitsus ennustab tõsist majanduslangust. Esimeses, teises kvartalis pigem on tegemist lausa valitsuse hinnangul majutussurutisega. Esimeses kvartalis oli -2,2% langus, teine kvartal on kindlasti veelgi madalam ja kogu aasta langus eeldatavalt on circa 6%. Töötuse määr on üle 5%. Need on valitsuse prognoosid selle aasta lõppedes siis, selleks aastaks. Nüüd koroonakriisi mõju majandusele on suur olnud ja riik on abimeetmete rakendamisel olnud tegelikult suhteliselt suuremeelne, et on välja töötatud 156 miljardiline riigiabi laenupakett ja kõigele sellele lisanduvad siis veel mitmesugused erinevate liidumaade toetuspaketid. Võtmeelemendiks on see lühiajalise töötamise võimalus, ehk siis see töötukassa meede Kurzarbeit, mida kasutavad ettevõtted väga aktiivselt ja see on selleks, ehk siis kuidas ettevõtted saavad tegelikult paindlikult reageerida, et ei peaks tegema massilisi koondamisi. Enamused reisikorraldajad töötavad selle režiimi nagu alusel Kurzarbeitil on nii-öelda ja ütleme nii, et nad töötavad umbes 20% võimsusega hetkel. Ootused ekspordil on madalad, üleüldises vaates, majandusvaates ja investeeringud on olematud praktiliselt ja kõige rohkem on pihta saanud ikkagi alates autotööstusest, masinatööstusest ja muidugi
kohe tõmmati juhe seljast ju ka turismis ja transpordisektoris. Nüüd, mis puudutab rahvusvahelist transporti, annan väikse ülevaate see, mida siin olen üles noppinud ja rääkinud ka oma partneritega. Lufthansa grupis on ka keerulised ajad, seal töötab ju tegelikult 130 000 töötajat ja circa 10 000 töökoha puhul on tegemist koondamisega. Nende sõsarettevõtte Germanwings lõpetas tegevuse. Hetkel on Saksa valitsus kinnitanud meile 9 miljardilise suuruse riigiabi, mis sisaldab tegelikult ka Saksa riigi osalust Lufthansas. Lufthansa kaua nagu tegelikult võitles riigiabi suunal, aga tegelikult osalust väga tegelikult saada ei tahtnud. Aga nii need elud on läinud ja tegelikult nad ootavad nüüd vastust Euroopa Liidu komisjonilt, et kas selline riigiabi on võimalik. Ja nagu ka kõikidel teistel lennufirmadel, ka Lufthansa lendudel on kaitsemaski kandmine kohustuslik. Nüüd Air Balticuga siin rääkides ja nende esindusega rääkides on nad andnud suhteliselt optimistliku suuna, et kõik Saksa sihtkohad on varem või hiljem Saksa lennuplaanis sees. Missugused sihtkohad on, seda näitab kohe minu järgmine slaid, tegin teile niisuguse väikse ülevaate, aga mida nad on ka kinnitanud see, et otselennud Hamburg-Tallinn ja Zürich-Tallinn, mida nad siin kevadesse planeerisid ja mille nimel me väga palju juba koostööd tegime, see lükatakse tulevikku ilmselgelt siis, kui nõudlus taastub. Berliin-Tallinn jääb lendama ja hakkab juba lendama juunikuu alguses 2 korda nädalas. Ja ka optimistlik on tegelikult nende optimistlikud väljavaated, et enamused Saksa reisikorraldajad, kes Air Balticuga koostööd on teinud, on juba saatnud järgmiseks aastaks päringud ja see on hea märk, ütleb Kristiin Berndt, Air Balticu müügiesindaja, et reisikorraldajad tahavad peatselt alustada oma müügiga nii pea kui võimalik järgmiseks aastaks siis. Nii, mis muudutab kruiisituriste, et siinse Saksa ekspertide ja ka erialameediate kohaselt on Saksamaa endiselt niisuguses, Saksamaal on palju kruiisiturismi austajaid ja nad kindlasti ei taha loobuda oma merereisist. Trend näitab ka seda kõrget kruiisiturismi tihedat konkurentsi ja konkurentsivõimet turismisektoris. Nii et tegelikult hinnatakse seda, et nii pea kui üks või teine laev ikkagi ütleb, et me hakkame sõitma, siis nõudlus peaks tegelikult ka taastuma. Et Tallinna sadamate andmetel ja nende hinnalgul tegelikult enne augusti-septembrit ikkagi laevad Saksamaalt ei ole tulemas ega ka kuskilt mujalt. Eile tuli uudis, et Aida plaanib alustada siis augustist, et juuli väljumised on kõik tühistatud. Et ja Tallinna sadama hinnangutel tegelikult esimene riik, mis võiks taastuda või mis laevad võiksid sadamasse tulla, on siiski Saksamaa. Siin tegin eraldi ülevaate teile, mis viisil võiks Saksamaalt jõuda sel hooajal veel Eestisse ja kuidas lennufirmad oma graafikuid on üles ehitanud ja oma väljumisi täiendanud. Frankfurt-Tallinn lendas ainukesena tegelikult ja koroona kõrghetkel. Hetkel lendavad nad 4 korda nädalas ja alates 15 juuni on planeeritud neil lennata iga päev. Kõik see info on pärit Tallinna lennujaama käest ja ka rääkides lennufirmadega otse. München-Tallinn on hetkel ka süsteemis sees ja plaan on lennata 4 korda nädalas. Air Baltic alustab juunist Berliin-Tallinna otseliiniga ja siin all on näha ka, mis kõiksugu erinevad linnad on võetud graafikusse veel sel hooajal. Ühendused Riiga ja ümberistumised Eestisse on suhteliselt head, seda on nad kinnitanud, nii nagu nad tegelikult varem on olnud. Finnair on lennanud siiani Berliinist, Frankfurdist, Münchenist ja alates juulist panevad lendama ka Düsseldorfi ja Hamburgi, ka hea märk, et tegelikult lennufirmad on suhteliselt optimistlikud ja kohe, kui reisimine on võimalik, siis on põhimõtteliselt võimalik ka mingi võimalus saada Saksa turisti Eestisse. Seda, kui Eesti seda lubab nii-öelda. Ryanair on süsteemis sees juuli algusega
Ja panin eraldi siia veel 3 laevafirmat, mis siis läbi Soome, Läti ja Leedu sõidavad, et põhimõtteliselt väga paljud, ma tean, sakslased, kes tulevad oma autoga või karavaniga, kasutavad ühte või teist seda laevafirmat, et Eestisse jõuda. Finland ja Stena Line võtavad alates 14. juunist reiseid pardale ja DFDS põhimõtteliselt on praegust juba lubatud, aga muidugi karantiinitingimused on ka vastavad siis nii, kuidas Leedu seda nõuab. Et see on see hetke seis ja hetke pilt. Tegemist on muidugi infoga, mis võib iga päev muutuda, et sellega peab arvestama. Nüüd lockdown. Hetkel Saksamaal piirangud on niimoodi step by step, need on nagu nii-öelda lõdvendatud või pehmemaks tehtud nii-öelda, et mitte rohkem kui 10 inimest 2 erinevast perekonnast ja majapidamisest ei ole lubatud kontaktis olla. Siiski nagu elu hakkab taas normaalsemaks muutuma, ostukeskused on lahti, sealhulgas ka reisibürood. Tihtipeale leiab reisibüroost ikkagi ainult 1 inimese, sest enamused kasutavad ikkagi seda töötukassa meedet veel. Igal pool siseruumides, rongis, bussis, poes, muuseumis peab ka andma kaitsemaski. See võib olla ise õmmeldud, võib ka olla professionaalne, aga kaitsemaski kandmine on kohustuslik. Mitte ühtegi supermarketi tegelikult sisse ilma kaitsemaskita ei lubata, isegi kontrollid on ukse ees. Koolid on võtnud tasapisi õppetöö plaani jälle. Minu 8-aastane laps käib 1 korda nädalas hetkel koolis. Kõik suurüritused on kuni augusti lõpuni keelatud, aga ka paljud messid juba septembris on tegelikult tühistatud ja Saksa suur nii-öelda pidu Oktoberfest on samuti tühistatud. Nüüd, mis puudutab reisihoiatust, siis välisreisidele hetkel kehtib see kuni 14 juuni. Samas tunnistan üles, et 2 päeva tagasi tuli uudis, et ikkagi on niisugune sisepoliitiline debatt, et kas seda peaks nagu pikendama või ei. Ja järgmine nädal arutab valitsuskabinet ehk siis koalitsioon tegelikult, kas see jääb siis nii või ei jää, loodame väga, sest reisikorraldajad on kõik oma reisid sinnamaani praktiliselt tühistanud ja loodavad tegelikult pärast 14. juunit ikkagi mingit äri teha. Meie välispiirid on samamoodi kuni selle ajani kinni. Hetkel on ikkagi plaan, et alates 15. need avanevad. See on siis Austria, Šveitsi, Prantsuse suunal. Isegi liidumaade sisepiirid olid vahepeal kinni, et tegelikult üks või teine liidumaa kodanik ei saanud isegi Saksamaa siseselt reisida. Nüüd on ka osaliselt turism lubatud. Nüüd viimane uuring, mida tegi Saksa avalik-õiguslik tele ja MARD Extra, kus küsitleti minu meelest vist üle 1000 inimese, ütlevad, et 50% ei soovi üldse sel suvel reisida, 31% tahavad veeta puhkuse Saksamaal, see on tegelikult suhteliselt sarnane igal aastale, sest tõesti 30% Saksa elanikust teevad oma reisi või puhkavad Saksamaal ja 19% soovivad siis sel suvel reisida Euroopasse, et võrreldes nagu eelmise aasta sama küsitlusega oli see Euroopa reiside arv tegelikult 40%, et ikkagi mõnevõrra langenud, aga mitte ka päris nagu nulli lähedale. Nüüd B2B sektori vaatevinklist on väga päevakorral ikkagi see voucheri ja kinkekaardi võimalus, mida reisikorraldajad kasutavad COVID-19 annuleeritud reiside puhul. Lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et tarbija otsustab, kas ta võtab raha tagasi, kui ta oma reisi annuleerib või siis ta saab reisikorraldaja kinkekaardi. Väga aktiivselt võitlevad reisibürood ja väiksed reisikorraldajad ja taotlevad riigiabi Saksa valitsuse poolt. Need on toimunud juba 2 nädalat järjest mitmes erinevas Saksa linnas. Protestmiitingud eile oli Berliinis koos erinevates linnaosades kokku 1000 reisibürood ja reisikorraldajad, ka samas ka nagu tehnoloogiaettevõtted, kes põhimõtteliselt näitavad oma häält ja teevad kisa, et taodelda lihtsalt riigiabi, sest kui seda ei saa, siis on olukord väga nutune. Samas suurtel reisikorraldajatel on nagu selles mõttes kõik nagu mitte just päris hästi, aga nagu kindel, et nad on taotlenud üleminekulaenu ja on saanud ka rahasüste. Nüüd, mida on nagu meie reisikorraldajad, meie partnerid öelnud ja mis on nende ootused?
et tegelikult paljud Eesti broneeringud on ikkagi alles, ütlevad ka seda, et kliendid ootavad ära, ei taha veel ise annuleerida, sest kui ise annuleerid, siis võivad tekkida ju mingid kulutused, et see on selline niisugune kahe otsaga asi. Reisikorraldajad loodavad liikumist iga kell, kui piirid on lahti. Tegelikult kõik sõltub ka tegelikult Eesti valitsuse otsustest ja ka teiste Läti, Leedu, samas ka Poola valitsuste otsustest, millal piirid avanevad, kas on karantiininõuded ja nii edasi. Paljud need, kes tegelevad ad hoc gruppidega, ütlevad küll, et need on siis annuleeritud, heal juhul tõstetud järgmisesse aastasse ümber. Suuremat niisugust liikumist nad märkavad ikkagi natuke juba sügise poole ja järgmise aastasse siis, et seal toimub aktiivne toodete ettevalmistus. Niisugust uusi tooteid turule kindlasti ei tooda, pigem tehakse seda, mis nagu hästi juba toimib, et need, mis on hästi müünud, mis on olnud nagu selle reisi highlight'id ja toote highlight'id, need lähevad müüki järgmine aasta. Mida nad hindavad ja mida nad ootavad Eesti turismisektorit, on ikkagi seda stabiilsust hinnapoliitikas. Üks või teine Saksa grupireisikorraldaja on tihtipeale öelnud, et tüüpiline grupireisija ei hakka individuaalturistiks, et tegelikult see grupireiside arv, ma arvan, küll mingit piidi võib väheneda, aga ka nemad peavad oma ärimudelid võib-olla natukene muutma ja hügieeninõudmeid ka muutma, et need grupireisija saaks ikkagi seda kindlustunnet, mida individuaalreis ei pruugi võib-olla isegi pakkuda. Grupid tulevikus kindlasti väiksemad. Siin on suur palve Saksa turismitööstuse poolt, et hotellidel palun vaadata üle oma grupitingimused. Kuni siiani on see võib-olla alates 10 inimesest, siis võib juhtuda, et see koroonatingimustes on siiski grupitingimus kui grupihind ikkagi alates 4 inimesest juba, et niisugused minigrupid saavad olema trendiks. Hügieeninõuded ja eeskirjad, seda sakslased ootavad väga. Ja see on nende nii-öelda A ja O. Muidugi kõik hindavad ka seda, et see turismi infrastruktuur säiliks sellisena, et kõik muuseumid on sellisena avatud ja kõik restoranid sellisena avatud, et kõik see, mis tegelikult enne koroonat toimis, peaks toimuma ka või võiks toimida ka pärast seda. Ja mida tegelikult oodatakse ikkagi ka see, et 3 Balti riiki teeksid koostööd piirangute leevendamisel, piiride avamisel välisturistidele, et lihtsustada seda Baltikumi ringreisi müüma. Panin kokku niisugused väga põgusad tervitused reisikorraldajatelt, neid tuli väga palju, ma pean tunnistama, need ei ole kõik üldse siin üles nimetatud, ma küsitlesin päris mitmeid oma partnereid, et saada lihtsalt seda sisendit ka teile, aga siin paar highlighti. Marco Polo Reisen on väga veendunud, et nende kliendid eelistavad kindlasti lähi- ja loodussihtkohtasid ja Eesti peab olema valmis uueks nii-öelda restardiks. Vikinger Reisen, kes on tugev outdoor spetsialist, teeb matkareisi, jalgrattareise Eestisse ja Baltikumi, ütleb, et kõik need, mis on hästi müünud, lähevad sisse ka järgmise aasta kataloogi ja mida ta ootab ikkagi seda stabiilsust hinnapoliitikas. GBK suurim nii-öelda Studienreise pakkuja ehk siis nii-öelda selle õppekarakteriga reisid, ütleb, et Baltikumi reiside potentsiaal on väga suur, üks nende reisidest või üks nende nii-öelda toodetest on Baltikum ja see on väga hästi müünud siiamaani ja näeb nagu Euroopal ja Baltikumil väga suurt potentsiaali. Frank Schulz Aktiivreisen, kes pakub aktiivse puhkuse reise. Tema ütleb, et kõige olulisemal kohal on turvalisus. Kui see turvalisus on tagatud, siis pole vahet, mis vanuserühmaga on tegemist ja mis reisivormiga. Andres Vainumäe Mare Baltikum Reisenist, kes on siin nii-öelda sündinud eestlane, ütleb, et hoidke oma kvaliteet kõrgel ja ärge seda alla laske ja me saame koos hakkama. Kõikidel nende reisikorraldajalt on tegelikult endal hetkel väga raske ja nad loodavad nii pea oma kliente Eesti saata ja Baltikumi saata, kui kohe see võimalik on. Väike ülevaade meie tegevustest, mida me oleme siiamaani teinud, muidugi pidev kommunikatsioon oma partneritega, reisikorraldajatega, lennufirmadega, aga ka saatkonnaga.
pidev suhtlus, alustasime mai alguses ühe e-õppega, mis suunatud Saksa, Austria, Šveitsi reisibüroodele, enamuses ikkagi Saksamaal, sest seal on neid rohkem, et anda lihtsalt inspiratsiooni, mida Eestis teha ja tegelikult see kestab aasta aega, et kuni järgmise aasta maini erinevad kommunikatsioonilised lükked on siin vahele pandud, et seda jälle nagu esile tõsta seal portaalis, et suur aitäh ka partneritele, kes siin on nagu panustanud, infot saatnud ja loosimängu partneritele, kes panustasid. Teeme webinare reisikorraldajatega, tihet, väga aktiivset B2B kommunikatsiooni kas e-maili või uudiskirjade teel. Regulaarselt teen profilehe update'i. Inglisekeelsel profilehel leiate juba ka kõiksugu Eesti hügieeninõuded, mis meil hetkel veel nagu teada on, et seal toimub ka regulaarne update ja sama update tuleb ka saksakeelsele lehele kohe. Plaanime sügisel teha oma workshopi Eesti ettevõtetele. Kas see tuleb füüsiliselt mingis linnas või on see digitaalne, seda hetkel ikkagi ootame veel ära ja jälgime arenguid. Ja muidugi aktiivne tegevuste ettevalmistus järgmiseks aastaks. B2C tegevuste osas oleme ka väga aktiivselt toimetanud, suhtleme regulaarselt ajakirjanikega ja hoiame neid heas mõttes soojas. Niipea kui piirid on lahti, meil on pipeline'is väga mitmeid TV-projekte, kes avalik-õiguslikke TV-sid, kes tuleksid kohe kui võimalik juulis, augustis, septembris, et teha Eesti teemal storysid. Nendel on antud ka eesmärk tegelikult teha rohkem saksa lugusid, üldse ka printmeedias, aga tegelikult suund on ka selline, et Euroopa on järgmine samm ja Eesti on ilmselgelt seal ka kohe listis olemas. Food Quiz Bingo, Google Street View orienteerumismäng on meil samuti laivis, mida tegime meie B2C tiimiga. Muidugi aktiivne sotsiaalmeedia sisuloome, B2C uudiskirjad, mida saadame välja saksa keeles iga kuu, et anda lugejale inspiratsiooni, mida teha Eestis ja mis on need põhiuudised. Ja Google otsingureklaamid, aga ka hetkel toimetame ka meie Träumer auf Neudus reisijuhi update'i ja lisame sinna uusi atraktsioone, uut sisu. Minu viimane slaid, võimalused ja trendid, siin võib-olla mõni info kordub, aga käin korraks olulisema läbi, väiksemad grupid, aga võib juhtuda ka suurtemates bussides, individuaalreisid, fly and drive autoringreisid, need on need potentsiaaliga tooted hetkel, mis reisikorraldajad mainisid, et siin me näeme nagu potentsiaali. Lisaks nüüd olemasoleme sihtrühmale, mis on tegelikult Eesti puhul ja Saksa mõistes natuke vanem, näevad ikkagi reisikorraldajad pered, mitte just päris väiksemate lastega, aga pigem niisuguste vanemate lastega, sõpruskonnad, ethnic travel, single trips, isegi on maininud reisikorraldajad ja kindlasti ka nooremapoolne sihtrühm, et vastavalt, mis toode nagu on, et kas on siis aktiivne puhkus või nii edasi. Reisikorraldajad kinnitavad, et see highlight Tallinn jääb kindlasti sisse ja see jääb püsima, sest see on nagu alati olnud nagu number 1 ja see on nagu broneeringu mõistes üks motivatsioon. Looduselamus ja aktiivne puhkus, kindlasti outdoor elamus, matkamine, jalgrattaid, sakslased on hullud jalgrattafännid, kas siis e-bike'il või tavajalgrattal ja see kõik on kombineeritud kultuuripuhkusega ja Eesti väikelinna puhkustega. Et tegelikult kõik see on nagu Eestis olemas ja seda saame pakkuda. Jah, see Euroopa reiside osakaal kindlasti on kasvamas, just eile sain ka päringu, kus tegelikult oli ikkagi Aafrika reiside spetsialistiga, kes tegelikult üles on ehitamas täiesti teist sammast ja püüab suunata oma energia järgnevatel aastatel ikkagi nagu Põhja- ja Ida-Euroopasse. Ja võtmesõnad turvalisus ja see sustainability ehk siis kestlik turism. Ja ilmselgelt autoreiside comeback omal käel oma rütmis, mida sakslased siiamaani tegelikult juba ka tegid, aga see on alustala. Et see oli ka minu poolt kõik. Suur aitäh kuulamast. Kui teil on küsimusi, siis olen hea meelega vastama.
Suur tänu, Eveli. Väga põnev teada natukene seda niisugust üldist infot, et mis Saksamaal toimub. Aga meil on tõesti tulnud küsimusi. Alustan näiteks sellisest. Kas TRV on väljastanud eeskirjad reiside läbiviimiseks ja kus on neid võimalik leida? TRV on Saksa nii-öelda German Travel Association. Ma tean, et Saksa majutusettevõtted on väljastanud teatud eeskirjad, aga eeskirjad reiside läbiviimiseks kõikidesse riikidesse sellist dokumenti mina pole veel näinud, aga saan järgi uurida. Aitäh. Siis tuli ka veel selline küsimus, kas koroona on mõjutanud ka sakslaste puhkuse hooaega või on see eeldatavasti endiselt juuli-august? Saksa puhkused on tihtipeale sõltuvuses ikkagi natukene nagu nende vaheaegadega ja sakslasele meeldib ikkagi, mis seal salata, soojas kliimas puhata ja seda halli ilma meil siin vähemalt siin Põhja-Saksamaal on ka endal. Et ma ei märka siin tegelikult ikkagi seda, et nüüd järsku nad kõik meil novembris peaksid tulema. Kindlasti madalahooaja tooted saavad olema nagu teemaks tänu sellele, et me nüüd suvel võib-olla sellises mahus ikkagi reise läbi viia ei saa. Et ma tegelikult eeldan maksimum 30% kogu hooaja mahust võib juhtuda võib-olla äkki sel suvel veel, juhul kui nüüd Saksa riik annab selle loa reisida ja samas Eesti riik annab loa ka vastu võtta. Aga ma arvan, et siin väga suuri muutusi ei tule, et kindlasti oleme valmis pakkuma madalhooaja tooteid ja peamegi olema. Aga ma arvan, et see järgmise aasta hooaeg võiks olla põhimõtteliselt sama, ütleme nii aprillis kuni oktoobrini. See põhihooaeg nii-öelda. Suur tänu ja ma arvan, et ühe küsimuse võime veel võtta, et kuivõrd võib mõjutada turismi Berliini Tegeli lennujaama ajutine sulgemine alates 15. juuni? See ei ole hetkel üldse nagu nii nagu kindel, sellepärast et rääkides Air Balticuga, kes tegelikult on ilmselgelt nagu oma lennuplaanis nagu pannud sisse Berliin Tegel, et ühe lennufirma nagu ümberkolimine teisse lennujaama, et see võib kesta vähemalt 2 nädalat. Schönefeld on väga suur lennuväli ja saab võtta samamoodi vastu lennukeid. See on niisugune suurem poliitiline otsus ja alates septembrist, oktoobrist peaks minema lahti ka nii-öelda pikalt ehitatav Berliini uus lennujaam. Et ma arvan, et see väga palju ei mõjuta. Et õnneks on see sattunud ka sellisesse aega, kus niikuinii hetkel on liiklust ju vähem ja kui Air Baltic näiteks, kes tegelikult otselendu Berliinist Tallinna pakub, ütleb, et jah, nad kolivad Schönefeldi, siis seda tegelikult selleks neil aega ümberkolimiseks on ikkagi 2 nädalat ja seda nad saavad ka kommunitseerida oma klientidele. Aga suur tänu sulle, Eveli, selle info eest. Ma loodan, et siis, kui piirid lähevad lahti, on ka võimalus seda liikumist rohkem näha. Ja suur aitäh kuulamast ja kui on küsimusi, siis võid ka minuga otse kontakteeruda. Suur tänu. Aga mina juhatan sisse meie järgmise turu, mis on Suurbritannia ja meie järgmise esindaja Agnianast, kes on tegelikult meie äriturunduse projektijuht, aga ka tema haldab praegult meie Suurbritannia turu infot. Agnia, ole hea. Tere! Aitäh, Piret! Ma loodan, et mind on hästi kuulda. Jaa, täpselt niimoodi, et Suurbritannia on siis minu portfellis. Suurbritannias meil koha peal sellist esindajat nagu näiteks Eveli Hamburgis ei ole. Nii et juba mõned aastad siis üritame manageerida seda turgu peakontorist Tallinnast. Nii, aga vaatame siis, mis Suurbritannias toimub. Nagu Eveli ma mõtlesin ka, et oleks hea ju teha selline pisikene nagu meeldetuletus, et kuhu Suurbritannia turgu selline meil üldse positsioneerib. Et vaatame siis mõned statistikaslaidid ka üle, mida Piret Kallas on siis kokku pannud. Suurbritannia ööbimiste arv Eestis on eelmisel aastal olnud 70 000 ja nende ööbimised olid 162 000 ööd.
Ööbimiste arvult on Suurbritannia Eesti jaoks turg number 6, et järgneb siis Soomele, Venele, Saksa, Läti ja Rootsi turule. Ööbimisega külastajad kulutasid reisi jooksul keskmiselt 280 eurot ja öö kohta siis 90 eurot ja kulutused UK-st kokku olid siis eelmisel aastal 48 miljonit eurot. Ja kogukulutuste poolest olid siis britid välisturgudes 7. kohal. Kus nad siis peatusid? Endiselt on kõige suurem huviallikas muidugi Tallinn. Jõuavad ka natukene mõned kogenumad reisijad ja nii-öelda julgemad reisijad ka nagu muudesse piirkondadesse ja tegelikult on hea ka vaadata seda, et viimastel aastatel on ka Tartu osakaal kasvanud. See on kindlasti ka tänu nendele uutele hotellidele ja atraktsioonidele ja restorani valikule, mis on siis viimaste aastatega Tartusse tekkinud. Ja oleme ka omalt poolt promonud kõiki teisi sihtkohti lisaks ka Tallinnale ja üldiselt alati on tulnud väga selline positiivne tagasiside, et ei teadnud, kui tore, et kindlasti võiks kaaluda. Siin on näha, kuidas siis need ööbimised on jagunenud kuude kaupa ja tegelikult UK reisimine Eestisse sõltub väga palju lennuühenduste olemasolust. Et kui vaadata siin paar eelmist aastat ja need ühendusi oli juurde tulnud, siis oli kohe näha ka reisijate ja ööbimiste kasv. Samas, kui vaadata, et eelmise aasta lõpus siis kadusid mõned lennuühendused ära, siis ka jaanuaris oli juba langus 16%, veebruaris umbes sama, no ja märtsi langus oli päris korralik, aga see oli ka otseselt seotud juba koroonaviiruse levikuga. Hea on ka teada, et UK turistide ööbimised Eestis on veidi vähem suvekuudele keskendunud, mis ongi ka arusaadav, sellepärast, et linnapuhkus on endiselt selline number 1 puhkuse tüüp, mida nad siis Eestis veetma tulevad. Huvitav on ka teada seda, et Suurbritannia inimesed reisivad kõige rohkem Euroopasse, 80% siis kõikidest reisidest oli tehtud Euroopasse, aga Põhjamaade osakaal nendest on 1,4% ja Ida-Euroopa osakaal on 5%. Ja Eesti jääb kuhugi sinna vahele. Nii et väga hästi meid veel ei teada, ei tunta, aga kindlasti on nagu potentsiaali arenguteks. Mis siis neile huvi pakub siin? No see on selline healthy mix, nagu öeldakse, et kindlasti meie rikkalik restorani valik ja üldse toidukultuur, arhitektuur, natuke sisseostude tegemist. Looduses viibivad ka hea meelega, muidugi need, kes tulid linnapuhkusele, pigem selline natukene tarbime siit ja sealt, et ei keskendu ainult looduspuhkusele ja muuseumi külastamine on oluline ja kindlasti mängib rolli ka ööelu olemasolu. Sellepärast, et britid on väga sotsiaalsed inimesed, nad tahavad istuda väljas, nad tahavad suhelda inimestega ja tegelikult praegu just see koroona ja kõik need piirangud on väga morjendavalt mõjunud nendele, sest endiselt on Inglismaal kõik pubid ja restoranid kinni. Ja peamise reisimotivatsioonina on välja toodud tutvumine siis arhitektuuriga, aga seda me teame, et Tallinna vanalinn ja Tallinn kui selline on meie visiitkaart ja ma usun, et see ka selleks jääb. Huvitav on ka teada seda, et tegelikult kõige levinum on Eesti reisi puhul ka tema kombineerimine Soomega, ka Lätiga, aga sellist traditsioonilist 3 Baltikumi ringreisi, nagu võib-olla Saksa turu puhul, seda esineb pigem vähem. Aga vaatame siis nüüd edasi, kuidas siis koroona ja reisikeelud ja kõik see olukord mõjutanud siis reisijaid Suurbritanniast. Ütleme niimoodi, et kohalikud heidavad oma valitsusele päris korralikult ette seda, et kõik koroona
tõkestamise meetmed olid kasutusele võetud väga hilja ja samas nad läksid ka väga järsku, väga karmiks, ehk siis need piirangud olid väga ranged, trahvid olid kõrged, kui sa ei täitnud neid reegleid, väljas praktiliselt käia ei tohtinud, ainult siis, kui sa olid eesliini töötaja, siis sa tohtisid minna teatud kellaaegadel poodi ja liikuda oma töökohta. Pere, sõprade külastamine rangelt keelatud, jällegi kõik pubid, restoranid, asjad, kõik kinni, et see on nüüd tasapisi hakanud muutuma. Praeguse seisuga on juba lubatud väljas viibimine, tööle saab minna, kui muud moodi ei saa, kuigi ei soovitada kasutada avalikku transporti, et pigem siis jalgratas või oma auto. Sa võid kohtuda võõra inimesega väljaspoolt oma siis leibkondaga, see on ainult üks inimene korraga ja samuti peab vahemaad järgima. Ja vaikselt ka tõstetakse need siseriiklikud reisipiirangud, et inimesed siis ikkagi tohivad juba välja minna. Ja viimase nädala kuumad ilmad on muidugi toonud lihtsalt rahvamassid tänavatele ja randadesse. See tekitab ka mured, sellepärast et seda reeglid seal, distantsireeglid on väga raske järgida. Ja liikumine on läinud lihtsamaks, aga ka alates 8. juunist on siis kehtestatud karantiininõue ja see on nii välismaalasele, kes tuleb riiki, kui ka kohalikule, kes tagasi naaseb. Sa pead andma aadressi, kus sa oled, kui sa seda ei tee, siis on juba väike trahv ja kui sa selle aadressil ei viibi, kui keegi tuleb kontrollima, siis on jälle trahv ja nii ta on. Sellised poed, mis ei ole toidupoed, siis need plaanitakse avada 15. juuni. 1. juuni toimub jälle selline uuem update, et mis siis piirangud veel tõstetud on, et lubati siis, valitsus lubas, et võib koguneda siis suuremate gruppidena. Britid teatavasti armastavad väga laupäevaseid barbecue pidusid ja praegu neid teha veel ei tohi. Ja kui siis ükskord kõik need piirangud nagu tõstetakse täielikult ära, siis loomulikult ennustatakse sellist siseturismi buumi. Aga sellest räägin natuke pikemalt edasi. Ja transpordiinfo kohaselt siin on siis mul loetletud need lennufirmad ja lennusagedused, mida me saime siis Tallinna lennujaamast kätte, et Finnair on kogu aeg tegelikult Helsingist Londoniga ühendus säilinud, kuid see ei ole avatud turismireisideks. EasyJet siis plaanib taastada 2 korda nädalas lend alates juulist, Ryanair siis ka alates juulist, Air Baltic on optimistlikum, et alates juba juuni teisest poolest ja tegelikult Eurotunnel ja laevafirmad ja kõik villarendifirmad Suurbritannias ikkagi valmistavad ette sellist suuremat kampaaniat, et meelitada siis britte tulema Prantsusmaale, Hispaaniasse, kui need reisipiirangud on ära võetud, et mida nad siis saavad teha oma autodega. Majanduslik turuülevaade on siis selline, need andmed pärinevad Välisministeeriumilt, et siin on erinevad prognoosid, kuidas siis kriis mõjutab Inglismaad, kuidas langeb ja siis taastub SKP ja seda pidevalt siis nagu vaadatakse ja update itakse. Hetkeseisuga on Inglismaal ka selline palgata puhkusele saadetud töötajatele mõeldud kompensatsioon, ehk siis tööandjad saavad siis selle raames taotleda palga hüvitamist 20% ulatuses kuni siis 2500 naelani ja seda siis pikendati nüüd kuni oktoobri lõpuni. Ja tegelikult see on selline mitteametlik info, mida siis turismiprofessionaalid omavahel siis nagu spekuleerivad, et see oli ka nagu mõeldud selliselt, et kui sa tööd ei saa teha, aga oled kodus ja saad raha, et siis jäägu see raha siis Inglismaale, et kui jälle liikuda tohib siseriiklikult, et eeldatakse, et see raha jääb siis nagu siseturismile ja niimoodi. Ja inimesed tegelikult, kes selle skeemi järgi saavad raha, väga ei olegi murelikud ja tagasi tööle väga ei kipugi, sest ees on nagu teadmatus, kas see töökoht üldse edaspidi säilib. Selline olukord siis praegu on. UK põllumajanduses päästmiseks ikkagi tuuakse võõrtöölisi, sellepärast et see on mõeldamatu, et muidu see saak jääbki nagu saamata.
ja valitsusmeetmed siis lennufirmadele, et British Airwaysi omanik on juba saanud laenu valitsuselt, et kriisi üle elada. Samuti jälle mitteametlikult heidetakse ette British Airwaysile seda, et koroona valguses muudab ta töötajatega sõlmitud lepingu tingimusi, mis muutuvad vähe soodsamaks töötajatele ja selline nagu pahameel natukene valitseb sellise rahvusliku lennufirma ümber. Ja mis siis toimub reisikorraldusmaailmas seoses selle kriisiga? Kui see kõik pihta hakkas märtsi lõpus, siis me olime kohe ühenduses reisikorraldajatega, kes Eestit müüvad ja ka teiste turismiametitega, siis oli vastus nagu ühehäälselt see, et tegeldakse reisibroneeringute muutmistega. Et reisikorraldajad üritasid oma kliente veenda, et nad ei tahaks kohe raha tagasi, vaid lükkaks edasi oma reise. Osa julgesid seda teha alguses, aga nüüd, kuna olukord on endiselt väga ebastabiilne, siis on kasvanud soov saada siis oma raha tagasi. Ja Inglismaal on siis sellist nagu 3 varianti, kuidas seda teha, et kas raha tagasi, see reisivautšer, kuigi reisivautšer ei ole viimasel ajal eriti populaarne, sellepärast et tal puudub selline finantskindlustus, et kui tema kehtivusaeg ükskord aegub, siis kuidas see inimene ikkagi oma raha nagu tagasi saab sealt. Ja üks selline tagasimakse krediitarve, refund credit note, et see on siis natukene nagu parem, seda peetakse paremaks, aga see kehtib ainult pakettreisi kohta, et sulle väljastatakse krediitarve kehtivusajaga ja kui sa selle kehtivusaja jooksul ei ole braneerinud oma reisi ümber ja see tähtaeg on saabunud, siis sa ikkagi saad oma raha tagasi. Nüüd, kui me rääkisime nendega maikuus juba, et millega nad siis nagu praegu tegelevad, siis praegu tegeldakse uute broneeringutega, aga kahjuks me räägime juba aastast 2021 või isegi 2022. Kindlasti on võimalus sellistel viimase hetke reisidel, kui olukord peaks muutuma, reisimine on lubatud, siis on veel võimalik midagi 4. kvartalisse planeerida just linnapuhkuse osas. Aga jah, hetkel sellised tulevikku vaatavad broneerimised pigem. TTG reisiagendi uuring ütles, et 72% siis agentidest ja reisikorraldajatest ootavad väga uudiseid ja infot oma partneritelt ja sihtkohtadelt, et kõiki väga huvitav, kuidas olukord areneb, kuidas on võetud kasutusele erinevad meetmed siis siin hotellides ja kuidas olukord üldse on. Ja siin on kindlasti tulevikus väga oluline aspekt see, et milline oli siis see COVID-i statistika nii-öelda, et enne kui inimene hakkab kuhugi riiki reisima, et ta vaatab, et mitu juhtumit olid, et kui palju surmasid ja kuidas siis riik on selle ohjeldamisega hakkama saanud. Siin on Eestilgi jälle, ma arvan, et eelis mõne teise riigi eest. Kõik sellised profiüritused, kontaktüritused ja messid on tühistatud, edasi lükatud või siis on kolinud online'i. Suurimad reisikorraldajad on väga ootel, et mis siis saab, kui kõik need valitsuse toetusmeetmed lõpevad ükskord. Lennufirmad ikkagi on töötajad väga jõuliselt koondanud ja tegelikult on väga rahulolematud selle 8. juuni karantiini nõude kehtestamisega, mis nagu pidurdab ikkagi oluliselt selle turismi nagu taastumist. Nagu juba mainitud, kohe kui piirangud leevenevad, siis oodatakse suurt siseturismi buumi, on väga jõulised hinnakampaaniad toimuvad Inglismaal, et ikkagi saada inimesed liikuma ja saada see raha kätte ja ainult 1/5 ütles, et julgeb hakata reisima alles siis, kui vaktsiin on olemas. Teised olid veidi optimistlikumad. Et 60% ütles, et nad ootavad umbes paar nädalat peale seda, kui piirid on lahti ja siis juba tunnevad piisavalt kindlalt ennast, et juba hakata otsima neid reise, kuhu nad nagu võiksid minna.
nagu ka mõned teised on juba maininud, et eeldatakse, et nooremad hakkavad kiiremini siis uuesti reisima, sest nad on riskialtimad ja koroonaviirus nende noore tervise jaoks ei ole nii ohtlik, aga samas nemad on ka kõige hinnatundlikumad. Et siin on ka väga oluline hinna ja kvaliteedi suhe, see oleks paigas. Ja murekoht on siis eakamad reisijad. Üle 70-aastaste jaoks on endiselt valitsuse poolt selline tungisoovitus mitte reisida, sest nad on riskigrupis. Ja veel üks asi, mis siis nagu takistaks nende reisimist, on ka väga kõrged reisikindlustuse tasud, et seoses selle suurema terviseriskiga. Millised on siis võimalused? No, loodus ja aktiivne puhkus tõuseb esile. Seda siis ütlesid praktiliselt kõik. Ja veel uuringust selgus, et ainult 9% brittidest siis nii-öelda jätkab samasuguse elustiiliga nagu enne koroonakriisi. Et enamus on tegelikult märganud seda puhtamat keskkonda enda ümber ja perekondlikke ja ühiskondlikke väärtusi ja loodust. Ja kui väärtuslik on tegelikult aeg ja see liikumisvabadus, et nad kindlasti vaatavad natukene oma reisikäitumist ümber. Kindlasti suurem võimalus on ka luksusreiside pakkujatel, sellepärast et see klient saab endale lubada nii-öelda selliseid eraldatumaid kogemusi ja erilisi, et olla eemal siis massidest, et reisida ainult oma seltskonnaga ja mitte kokku puutuda selliste pikkade järjekordade ja selle kõigega, et siis suunata selline korralik ja hea pakkumine nendele. Lisaks noortele siis arvatakse, et hakkavad ka reisima sellised maksejõulisemad. Pakutakse isegi, et Londoni või selle ümbruskonna elanikud, kelle jaoks reisimine oligi nagu elustiil, et kes tunnevad nagu seda, et neid on röövitud sellest ülestõusmispüha vaheajast ja suvevaheajast, et nemad on siis need, kes juba kibelevad ja kellel on olemas rahaline valmisolek ja ajaline valmisolek siis reisile minna. Selle karantiini nõude juurde tagasi minnes, et seda hakatakse iga 3 nädala tagant üle vaatama ja tegelikult spekuleeritakse, et suve sihtkohad nagu Kreeka, Hispaania ja muud lemmikud paigad, et nendega vist kaotatakse see karantiini nõue nagu esmajärjekorras. Sihtkohtadel, mis ei ole ülerahvastatud nagu eestigi jälle, on kindlasti võimalus sinna silma paista. Ja nagu ma ütlesin, et seda COVID-i statistikat siis hakatakse vaatama. Ja kindlasti siin on ka võimalus digitaalsete teenuste arendamisel, sellepärast et selle lockdowni ajal olid sunnitud ka nii-öelda need vanemad generatsioonid hakkama arvutiga sõbraks ja nad on saanud juba sellist vilumust, et kuidas siis reisi kohta inspiratsiooni ja informatsiooni üldse otsida, et ka nemad on vaatamas neid virtuaalseid kogemusi, et veenduda, et mis asi see on enne, kui nad kohale lähevad. Nii et kõik sellised kogemused, mis teil on olemas, on kindlasti abiks. Ja mida meie siis oleme teinud ja mis plaanis on regulaarne siis suhtlus turuga ja meie saatkonnaga ja ka teiste turismiametitega. Meil on selline igakuine konverentsikõne siis põhjanaabritega. Sarnaselt Saksamaale oleme ka meie käivitamas Estonia Expert e-learning programmi, mis tegelikult ei ole ainult selline õppeprogramm, et mis on Eesti, kuhu minna, mis teha saab, aga see on selline keskkond, kus siis on võimalik üles panna Eesti kohta erinevaid webinare, erinevaid virtuaaltuure, kuulutada meie juures või toimuvatest üritustest, et see on selline korralik portaal, korralik selline gateway ja üks koht, kus siis niimoodi edastada infot Eesti kohta. See on siis praegu töös. Laivi kahjuks planeerime minna alles juuli lõpus, kuna siin tuleb puhkuste aeg nii meil kui ka Briti poole pealt. Aga sellest ei ole midagi, et ongi hea
sügisesse minna sellise korraliku ja mõnusa Eesti tutvustava ja Eesti kohta infot jagava portaaliga. Kindlasti ka webinarid oleme korraldanud ja planeerime veelgi. Peakontoris siis tegeleme B2B lehe update'iga. Enne jaanipäeva puhkuseid on meil ka planeeritud üks destination webinar, selline üldisem, väga visuaalne, selline atraktiivne, mis toimub inglise keeles ja 16. juuni. City Fair 2020 on kolinud online'i, seal ka osaleme juulis. Bird Fair on päriselus, Bird Fair on linnumess, kus Eesti on juba aastaid ettevõtjatega koos osalenud, on tühistatud, aga nüüd tuli eile info, et nad ikkagi kaaluvad mingit varianti sellest virtuaalselt teha. Otsus tuleb juunis. Global European Market, mis oli seni Suurbritannia selline suurim kontaktüritus, kus oli väga korralikud kohtumised ja sa said kõikide oma partneritega ja otsuste tegijatega kokku plaanis osaleda. Loodetavasti päriselus, aga võimalik ka, et tuleb ka online'i minna. Ja varakult siis see aasta planeerime tegevusi järgmiseks aastaks, et olla siis valmis kõigeks ja loomulikult kõik FAMid ja face-to-face kohtumised kohe, kui olukord lubab. Et meil on ka tööl nüüd FAMide koordinaator Inger-Stiina, et siis saab kohe järelsarvist haarata ja tegutseda. Meie tiim, kes tegeleb lõpptarbijaga, ei istu ka käed rüppes, et ikkagi kõik sotsiaalmeedia tegevused on kogu aeg toimunud. Lisaks on tulnud siin koroona ajal selline äge social with media webinar, kus siis iga nädal toimub live vestlus erinevate top väljaannete ajakirjanikega. Et see on jällegi selline väga hea operatiivne võimalus siis oma uudiseid jagada, oma häid praktikaid ja oma mõnusad Eesti kogemus siis tutvustada. Pressireisid samamoodi nagu FAMid, kohe kui võimalus on. Ja sellel aastal oli meil toiduteema fookuses, meil oli planeeritud ka üks selline toiduteemaline üritus Londonis, et tutvustada siis Eestit kui sellist gastronoomilist sihtkohta, et jällegi kõik ettevalmistused olid juba tehtud, ta pidi toimuma aprillis, aga ei ole ta kuhugi kadunud, loodetavasti niipea kui võimalik, siis saame selle juurde tagasi minna. Ja tegelikult on see nii-öelda sisu poolelt minu poolt kõik. Väga hea on ikkagi saada sellist head ja päris tagasisidet. Eelmise aasta põhjal võib öelda, et kõige rohkem pakub üllatusmomenti endiselt meie restoranid, meie selline lihtsasti tarbitav loodus, meie kompaktne linn, see, et inimesed räägivad igal pool inglise keelt, et selline nagu turvaline, tõesti kogu see kooslus annab sellise wow-efekti nendele, kes võib-olla kujutas midagi muud Eesti kohta ette. Nii, aga siis praegu minu poolt monoloogina kõik, et kui on midagi küsida, siis saab ja alati siis telefoni, kõne või e-maili kaugusel, kui midagi vaja. Suur aitäh, Agnia, selle ülevaate eest. Nagu ka teiste turgude osas, eks paistab, kuidas asi läheb, kui piirid avanevad ja kui on nagu võimalik uuesti reisida. Aga siit on tõesti, et loodus ja linnapuhkus ja kõik need on meil olemas ja me saame kõike seda jagada. Kahjuks nüüd ei ole hetkel tulnud ühtegi küsimust, aga neid küsimusi saab ka pärast veel esitada, kui keegi soovib veel meili teel, sest kui ma saadan välja kõigile meie esituse ja video, siis on ka kontaktid seal olemas. Aga suur aitäh, Agnia! Nüüd me liigume edasi inglise keele peale. Now we're gonna start in English because we have our representative for Sweden and Norway market. There is Listen. Hello, Listen. Hi. Listen Espeland. She's in Stockholm and please, Heyor, the floor is yours. Thank you very much. I hope all of you are fine and we will, or I will start by showing some numbers that really made my heart warm
when looking at the overnights in Estonian accommodation establishments during the past years, knowing then and seeing that Estonia has increased the overnights in the years. What we are looking at now is also numbers that we intend to increase by 2021 or 2023 from this level that we have now in 2019. Hopefully we will get there sooner, but 2023 is the aim to reach these numbers again. Here we can also see that Pärnu and Tartu had a small increase of the Swedish overnights, and Saaremaa were kind of on the same level as before. This statistic here shows that the overnights from Swedes mainly increased during the summer months of 2019. But we can also see that in January and February we had good numbers, but then the drop due to the corona ended these good numbers. But I do hope that together we can bring them up again sooner than 2023. But let's have a look at the overview of Sweden and Norway, where we are now and what we have been going through. There has been a deep dive in the economy. The BNP figures are down, and I realize it's called GDP in English, but those numbers anyhow are numbers that are down in Sweden by 10%. In Norway, they are down by 6%. We can also see that the long-time unemployment is estimated to 13 to 17% in Sweden and up to 10% in Norway. Of course, these numbers can change depending on how long this crisis will stay. But there are great hopes of a quick recovery due to the fact that both countries had strong national economy before the crisis, and when it started, the high levels of early lockdowns were a must. And these lockdowns were different restrictions, travel recommendations, business state aid, etc. But what we have to look at in the time to come, the economies for families and households, both in Sweden and Norway, is very uncertain, as well as the economy for our countries is at high stake uncertainty at the moment. These drastic priorities that we will see in the household in time to come will change not only travel demands and the travel experience, but also the way we buy things in the future. We can also see that the state aid will continue for quite some time. In Sweden, the state aid from our government in the state emergency situation now is looking at, we are offering, or the government are reducing the employment's working hours up to 80%, and they are covering the clear majority of this cost. We can also see different emergency packages for businesses, small and medium companies, and reductions in employment, social security, and different contributions, as well as the government goes in and pay or make temporary discounts for rental costs in vulnerable sectors. Sweden has been open for business all along. So some are doing better and some are, of course, doing worse or are non-existing just within these almost 3 months now with this crisis. High schools and universities here in Sweden are closed, and the last article I wrote about this is that it might also be closed for the beginning of the third semester, meaning in fall when schools should be opening again. We are also recommended, or
there is a heavy restriction on visiting people in risk groups or the age of plus 70. And all the elderly homes are closed for visitors. Here is a statement made by our Prime Minister, Mr. Stefan Löfven, on April 29th. He said, "We have probably not seen the end of this crisis this summer. From my perspective, I cannot see travel abroad will be relevant. This is a discussion for the government to make." And the new date for this decision to be made and to be announced is on June 3rd. So we are all waiting to see if the travel ban of July 15 will remain until the 15th and then released, or if it will be prolonged to a new date. So June 3rd is the date to wait for here. But this means also, according to a YouGov company who made a survey among 1,041 people, that every third will await the government recommendations for future summer plans. 1/3 of all those people within the survey have already made plans within Sweden, the domestic travel that we are allowed to do in Sweden. So with this, moving on to the travel and tourism overview, what we have here is a bleeding sector, both within travel agencies and tour operators, as well as the hospitality industry. But if we look at the tour operators and travel agencies, the proposals that were made for financial support was turned down by the government a couple of weeks ago. This proposal was a fund of 6 billion Swedish kronen that would be paid back by the travel industry during the 20-25 years to come. Now, a new committee is looking into a voucher system. Instead of giving back the money that the clients or the guests are required to get back according to law, now a voucher system is looking into. But this is also very difficult, because a voucher system will be like a double payment for the travel agency, as they do not get the money back as it looks today from a hotel, for example. But if the customer has a voucher, then they will come back and the travel agency have to pay again, so a double payment. Or in worst case scenario, a person with a voucher will have a worthless piece of paper if the travel agency is out of business. And this is something that we will expect in great portions when the corona crisis is over, that a lot of travel agencies and tour operators will be out of business when this is over. As mentioned, the travel recommendations are valid until July 15th. We have been allowed to travel domestically within 2 hours from your residence, and that is 2 hours by car. When I've talked to some of the travel agencies and tour operators here in Sweden, they say the travel will not come back until Q4 this year, or maybe even later, up until Q2 in 2021. Everyone is awaiting the government recommendations at this point. We can do domestic travel, and what has been increased here are summer houses. You rent a summer house, or if you have a summer house, you go there. The car and caravan travel, including the Nordic countries and Estonia, if possible, or I would rather say when possible, is also high at stake. No gatherings of more than 50 people is allowed. And within travel, the experience now is highly prioritized. The demand for positive experience and moments with family and friends are very, very important. What we can see now in Sweden are only domestic campaigns, but those are nature, camping, summer houses. And what has really been seen lately are regions stepping forward, showing what they can offer to the Swedes. Wellness and sailing, for example.
If we look at the Norwegian side of travel and tourism, we can see that Norway government has closed borders to foreign nationals who lack residence or work permit in Norway until August 20. They are allowed to travel domestic to their summer houses that are called hytte. Outdoors activities are highly recommended: camping, fishing, hiking, etc. I would also like to mention that there will be new decisions made in Norway on June 15 for opening borders to the other Nordic countries, and in July 20 for nearby countries in Europe. Everything is on hold, and also the travel industry is bleeding here in Norway as it is in Sweden. But there was one happy piece of news that came out last week, and that is that conferences and meetings with up to 200 people are allowed from June 15. And as well here in Norway, the domestic campaigns of campaign, nature, wellness, and sailing, etc. are high valued. And this is what people are looking into, as they cannot go abroad and borders are not open until August 20. That means also that the charter travel is cancelled until August 20. So what we are looking here, if we see this scenario of the shock where we had the first start of the crisis, the cancellations, we had to find ways to get the travelers home, have to find cost controls, everything was just losing grip, into the survival phase where we actually started thinking, how can we get through this? What is priority and what can we do in the meantime? Until the current limbo situation, as I would like to call it. Where are we post-COVID-19, and who are our partners, and what products and target groups to focus on? This, I think we have done a tremendous job so far. As everything changes, we need to change. We need to be flexible, and all regions, hotels, and all our partners, all you guys are really doing the best to show what Estonia has now when Estonia is open for the Baltics and for the Finnish people, but not for tourism yet. But this will come, and the steps that have been made are great, and those we need to show in Sweden and Norway. So the new future, the new normal, where do we begin? And the targets group and all those things, I strongly believe that we have to look into this very, very closely and be flexible about the decisions or about the things that we make now for the future traveler. Everything has to adapt, and be improved along the way. So why and how do we travel? First out, the business traveler will come. And for the business traveler, I would say we need to give them information about what is open, what they can do when they come to the hotel or the establishment where they are staying, restaurants and cafe. For example, hand out a pamphlet or a mini brochure, a small note together with a menu. This is open, this is what you can do. So they don't stay afraid of not being safe, but we actually show them what there is to do. Attach this to the receipt, as much info as possible. And then we will see the family and friends to come over who haven't seen the loved ones for a long time. And the people who will start moving on when borders are open, the tourism, maybe to known places they feel secure and safe and have been before. And then also when people realizes it's time to take a break from this crisis and the stress that it has afflicted on you, we have to show wellness. We have to show that it's safe to come to Estonia. Focus on the strengths that we have, the outdoors, the nature, the clean air and safety, and being flexible. And Estonia is close. This is something that we have worked on for many, many years, that Estonia is closed. It's now more than ever important to put it up and show again that we are close. And
we have the outdoors that our governments are recommended our people to live by for a long time ahead. The webinars and e-learnings, we can do it jointly. Regions can go together and do it jointly, etc., etc. There is no end to this, but we can do this for the travel professional. It's a good way to reach out. And the virtual meeting to share info and conduct surveys among us. LinkedIn and Facebook are two very great and good channels that we use frequently, and the share among the networks is great. So please share on LinkedIn in English, and I will help you share within my network, and the others will continue sharing as well. Food quiz, Google Street View orienteering, great products, great things to do, and they are fun. And people are looking for fun, because if it's fun, then it gets stuck in your head, and you have something to think about for the future. There are great things to do during this time, until we know when and how the demand will be created and what they would do when they come to Estonia. So with this said, thank you very much. Do we have any questions, or if there is anything, you can also send me an email. Thank you very much, Listen. I don't see any questions at the moment, but I have questions for you. Yes. What do you think when the borders will open for the tourism? What would be the time frame when they are not afraid to travel, and separated and for Sweden and Norway? What is your guessing? I think, let's say they open borders in Sweden and Norway on the dates that the government have suggested now, mid-July or mid-August. I think people will start right away thinking of where they can go, if they can afford to go. But I also think that if, for example, Tallink at this point have started or will start their ferries between Stockholm and Tallinn, that will be something that people will look into, because Tallink is a known brand and people know Tallinn. It goes for Norwegians as well. And if Tallinn says it's safe to go with them, you can stay, you have your car with you, you can drive in Estonia, which means they are telling you that Estonia is safe, and they are telling you different routes and different products within their program of Estonia, which is very good to forward to the future traveler. So I would say we could see a change of minds from domestic travel to going to Estonia or any other country. And well, I wouldn't say right away, but maybe in mid-August, end of August, I would say we could see a few, see travelers. It's all about going with someone, not Google to find safety and security, so to say, like we did before. So we need someone to travel with, or someone to tell that Estonia is safe to go. Okay, thank you. I have another question for you. You mentioned that the both Swedes and Norwegians like to travel to known places. But how to promote to Estonia to the new clients? To the new one, yeah, I think if we stick with Estonia is close, and also what Estonia offers with the nature and with the outdoors, because this is what is on top of our minds at the moment, both in Sweden and in Norway. That means that they can see that there are outdoor activities. Now I'm including all outdoor activities and wellness in Estonia, and it is close. And if they drive, they are safe within their car. So I think this is a new product that we really should emphasize on, because I think putting yourself and your family on an airplane at this point
might not be the first thing that comes to mind, really. So the car traveling would be from these countries? Yeah, car traveling and caravanning, motorhome, the RV approach, I think would be very good. And it's also something that is good for us, for Estonia, as this is also something that we have been working on, but now it's an opportunity even bigger than before to actually promote this if Tallinn starts to, or when they start to move their cruises and ferries. Yeah, and we can also see a flow out of leaving Tallinn and going a little bit outside as well to other places in Estonia. Okay, just a second, I'm just looking, kas kellelgi on küsimusi Listenile? Et siis saab siia chati panna, sest Listen on hetkel täiesti teie jaoks olemas. So at the moment I cannot see any other questions. Listen, thank you very much for your presentation. Thank you. And goodbye. Goodbye. Me väga-väga täname kõiki osalejaid. Tundub, et me oleme saanud natukene varem siin juba valmis, kui meil oli planeeritud. Kas kellelgi on veel küsimusi ükskõik millisele esinejale või ka näiteks mulle, sest mina olen Piret Koodi, Visit Estonia kliendisuhete juht ja kõik sellised operatiivsed küsimused, ma hea meelega neile kõigile vastan või siis leian kõiki inimesi, kes nendele vastata oskaks ja saab. Aga kui nüüd kiireid näpukrivinaid siin ei ole, et keegi veel kiiresti mõne küsimuse siin esitaks, siis meie poolt suur-suur tänu, et te osalesite. Saadame kõigile ka info, kus meie tänane webinar üles pannakse koos materjalidega. Enne veel, kui ma lõpetan, ma korra vaatan, te kõik saite, kes soovis, saite täita meie küsimustikku. Ja küsimus oli siis, vaatame siis need tulemused. Mis riigist võiks saabuda teie ettevõtte esimene külastaja? 50% siin olijatest arvab, et Soome, siis on Läti 25%, 16% Saksamaa ja 2% peal on Rootsi, Norra, Suurbritannia ja Hiina. No tundub, et suhteliselt loogiline ja Venemaalt hetkel ei arva keegi, et talle külalisi tuleb. No tänased ettekanded ka andsid selle info, et ilmselt läheb veel natukene aega. Aga meie poolt siiski suur-suur tänu teile osalemast. Ma arvan, et seda tüüpi webinare me teeme veel ka kaugturgude kohta, kui meil on juba natukene rohkem infot, mis nendel turgudel toimub. Ja hetkel ka Annika poolt, ma võib-olla loen selle ette siin, MKM-ist Annika on kirjutanud, et meie Eesti valitsus arutab hetkel seda asjaolu, et kas äkki 1. juunist oleks juba Euroopa riikidest võimalik vabalt siseneda ja sealt ka lahkuda, et seda karantiinireeglite asja, et küsimust nagu ei tuleks. Ja loodame, et tänase päeva lõpus siis on neid ka häid uudiseid. Et jälgige siis meediat ja loodame, et kõik läheb hästi ja kõigi meie turismiettevõtetel oleks siiski külalisi ja kõik saaksid oma äri edasi ajada. Suur tänu minu poolt, kõike head ja peatselt kuulmiseni ja nägemiseni.